Tšauki sõbrad ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Täna on mul teie ees taas kord üks saladustest ja huvitavatest faktidest pakatav video, mida seekord teeme sellisel teemal nagu Titanic. Titanicut pakuti eelmise video all ja kuna mulle endale Titanicu temaatika pakub väga palju huvi ja ma olen selle kohta juba varem väga palju uurinud, oli see minu jaoks väga põnev asi, mida hakata lahti harutama. Täna toon ma teieni ühe vandenõuteooria Titanicu kohta ja mõned sellised saladuslikud faktid. Kui te aga mõtlete, et mis asi see vandenõuteooria täpselt on, ma oskan seda seletada niimoodi, et vandenõuteooria on nagu oletus, millele üritatakse leida siis põhjendusi, et antud asi on tõesti toimunud ja samuti üritatakse sellele pidevalt leida ka nii-öelda vastuväiteid, et siiski ei ole toimunud. Seega enamasti vandenõuteooriate kohta ei teata, kas see on olnud päriselt või mitte. Kui keegi teist aga ei peaks teadma Titanicu saatust, Titanic oli 1911. kuni 1912. aastal ehitatud laev, mis oli tollel ajal täiesti luksuslik unelmate laev, kuhu oli väga-väga raske piletit saada, sest pilet oli lihtsalt tolle aja kohta meeletult kallis ja laev oli tegelikult üsna väikene. Kõige kuulsam asi aga antud laeva kohta on see, et väideti 100%, et antud laev on täiesti 100% kindlalt uppumatu. Tema esimene reis pidi toimuma Inglismaalt Ameerikasse New Yorki ja toimus see 15. aprillil 1912. Õnnetul kombel sõitis laev üsna kiiresti keset avamerd vastu hiiglasliku jäämäge ning uppus juba oma esimesel teekonnal. Ühes temaga ka enamus tema reisijatest. Kuna Titanicu laevaõnnetus oli niivõrd traagiline, on selle ümber juba üle 100 aasta olnud meeletult palju erinevaid vandenõuteooriaid, sest inimesed lihtsalt ei saa aru, et miks laev uppus, kui väideti, et laev on 100% uppumatu. Kuidas sai selline viga tekkida? Üks huvitavamaid vandenõuteooriaid, mida mina uurisin, on siis see, et see laev, mis seilas Titanicu nime all, ei olnud tegelikult üldsegi mitte see laev, mis pidi algselt välja minema. Esiteks räägiti, et Titanicu nime all ehitatud laev ei saanud õigeks ajaks valmis ja teiseks oli tarvis laeva omanikul White Star Lines ettevõttel korda saata üks väike kindlustuspettus. Kindlustuspettused olid tegelikult 1900. alguses üsna levinud mood raha välja pressida kindlustusfirmadelt, seega tundus see nende jaoks vandenõuteooria kohaselt üsna lihtne plaan. White Star Lines ettevõtte alla kuulus veel üsna mitu laeva. Üks neist oli laev nimega Olympic, mis oli väga Titanicu sarnane. Nad olid peaaegu et äravahetamiseni sarnased. Olympic oli aga pisut aega enne Titanicu valmimist sattunud õnnetusse. Nimelt põrkas ta kokku teise laevaga ning seetõttu kannatas Olympic väga suurte vigastuste all. Vigastused, mis tekkisid kokkupõrkel teise laevaga, ei käinud aga nende kulude alla, mida kindlustusfirma oleks katnud ning seetõttu otsustas White Star Line välja mõelda plaani, kuidas siiski kindlustusfirmalt raha kätte saada. Arvatakse, et White Star Line tegi omal käel laevale Olympic kiired parandused ja nagu ma juba enne ütlesin, oli ta Titanicuga peaaegu et täiesti identne ning nad otsustasid Olympicu saata õige Titanicu asemel siis Titanicu nimega merele. Ehk siis Olympic tehti kiiresti korda ning talle pandi Titanicu sildid külge. Kuna White Star Line aga teadis, et Olympic oli äärmiselt kahjustatud ja kindlasti merereisi Inglismaalt New Yorki üle ei elaks, olid nad teadlikud, et laev läheb ilmselt poolel teel põhja. Küll aga sepitsesid nad plaani, kuidas kõik laeval olnud reisijad päästa. Nagu me teame, nii see ei läinud. Esimene fakt, mis tõestab antud vandenõuteooriat, et Olympic saadeti õige Titanicu asemel merele, on see, et väga mitmed mõjuvõimsad ja jõukad inimesed, kellel olid tihedad sidemed White Star Linesi omanikega, tühistasid enda sõidu Titanicuga vaid päevi enne reisi. Põhjuseks anti, et nad on kas haiged või midagi taolist, aga hiljem on tõestatud, et tegelikult nad ei olnud haiged ja nad tühistasid reisi täitsa niisama. Arvatakse, et White Star Linesi omanikud andsid siis mõjuvõimsatele ja jõukatele inimestele infot ja soovitasid neil mitte laeva peale minna. Üks suurem ettevõte, mille alla kuulus ka White Star Lines, omas ühte teist laevafirmat, mille alla kuulus selline laev nagu SS Californian. SS Californian oli samuti suur reisilaev, mis vedas inimesi üle ookeani, aga tol ööl, kui Titanic läks põhja, on tõestatud, et SS Californian oli Titanicule üsna lähedal, aga seekord ei olnud Californiani peal üldse mitte reisijad, vaid Californian oli täis pakitud 3000 villateki ja kampsuniga, mis annab alust arvata, et White Star Lines plaanis saata Californiani uppule laevale appi, jagada välja tekke ja lisapäästepaate. Juhtus aga niimoodi, et Californian õigeks ajaks kohale ei jõudnudki, sellepärast et navigatsioonisüsteemid ei olnud tol ajal kindlasti mitte sellised, nagu need on tänapäeval.
laevadevahetusteooriat toetab aga veel mõni asjaolu. Titanicu laevavrakk leiti merepõhjast. Laevavrakk oli jõudnud merepõhjas olla üle 70 aasta. Kuna laev oli vee all olnud juba nii kaua, on selle kere peal toimunud väga drastilised muutused, mis tähendab seda, et enamjaolt on laev lagunenud ja värv on igalt poolt maha kulunud. Kuna värv on üsna maha kulunud, avastati üks hetk, et laeva külje peal, kus tavaliselt asetseb siis laeva nimi, mis pidi olema Titanic, on värvi alt välja koorunud tähed M ja P, mis on üsna selge väide sellele, et varem oli laeva nimeks Olympic. Olympicu nimi aga ilmselt värviti üle ja asendati märgiga Titanic. Rohkem väga tõeseid fakte ma antud teooria kohta ei leidnud ja siiski tuleb meeles pidada, et tegu on vandenõuteooriaga ja keegi ei ole kunagi 100% väitnud, et antud teooria on tõsi. Sellegipoolest on see minu meelest väga huvitav ja kindlasti väärt teile rääkimist. Nüüd aga liigume edasi millegi veelgi põnevamaga. Nüüd räägin ma teile reaalsetest faktidest, mis Titanicu pardal aset leidsid ja mis tundusid minu jaoks väga huvitavad ning ma pean neid lihtsalt teiega jagama. Nagu ma juba ka enne mainisin, oli teada asjaolu, et Titanicu valmimistähtaega oli väga suuri raskuseid. Samuti oli laeva sõiduks ettevalmistamisega väga suur tulitakus ja kohe kindlasti ei tehtud töötajatele kõiki vajalikke koolitusi. Üks koolitustest, mis jäeti kindlasti töötajatele ära, on päästepaatide käsitlemise koolitus. Nimelt ei olnud laeva töötajatel absoluutselt aimu, kuidas päästepaate suurelt laevalt alla lasta, kuidas inimesi paatidesse saada ja mis üldse päästepaatidega tegema peaks. Reaalselt oli töötajatel esimene kokkupuude päästepaatidega alles siis, kui laeva peal oli uppumisolukord. Imekspandav on ka see, et Titanic oli ehitatud niiviisi, et sinna mahub peale 3500 inimest. Päästepaate oli laevale pandud aga selline arv, et päästepaatidesse mahtus kokku 1172 inimest. Seega oli juba eos päästepaatide olukorraga väga suur probleem. Titanic oli välja reklaamitud kui alus, mis on sobilik vaid äärmiselt luksuslikeks reisideks ja mille pardale oodatakse väga rikast rahvast. Üks luksuslikest kajutitest koosnes 2 garderobitoast, 2 magamistoast, elutoast, enda vannitoast ning samuti ka rõdust ning aastal 1912 maksis taoline kajut $4200. Kuna raha väärtus oli tol ajal midagi absoluutselt teistsugust, kui ta on tänapäeval, siis on kindlaks tehtud, et kui inimesed reisiksid tänapäeval Titanicuga sellises luksuslikus kajutis, oleks ühe kajuti pileti hind rohkem kui $100,000. Võrdluseks saan öelda veel ka nii palju, et laeval reisis mitu erinevat klassi inimesi ning kolmanda ehk kõige madalama klassi inimesed pidid hakkama saama väga äärmuslikes tingimustes. Kolmandas klassis reisis tol laevareisil 700 inimest. 700 inimese peale oli kokku 2 vannituba. Kolmanda klassi pileti hind maksis 1912. aastal $36. Tänapäeva hinda ümber arvutades maksaks kolmanda klassi pilet Titanicu pardal üle $800. Ehk arusaadavalt oli reisimine Titanicuga meeletult kallis ja seda said lubada endale vaid inimesed, kes olid tõesti selleks aastaid ja aastaid raha kõrvale pannud. Titanicu pardal reisis naine, kelle nimi oli Viola Constance Jessup, kes on selles suhtes väga huvitav tegelane. Ta oli üle elanud nii juba eelnevalt mainitud Olympicu 2 laeva kokkupõrke, Titanicu põhjaminemise ja samuti elas ta üle õnnetuse, mis juhtus laeval nimega Britannica, mis sõitis meremiini otsa. Huvitaval kombel kuuluvad kõik need 3 laeva White Star Linesi firma alla. Titanicu pardal reisis ka väga palju tolla aja kuulsuseid. Kindlasti üks kuulsamaid oli Dorothy Gibson, kes oli tollal ajal täielik staar näitleja. Ta pääses Titanicu pardalt eluga ja juba 1 kuu peale Titanicu hukku ilmus tegelikult esimene film Titanicust. Tegemist oli tuumfilmiga, mis rääkis Dorothy läbielamustest Titanicu pardal. Filmis kandis ta isegi täpselt samu riideid, mis Titanicu laevahuku ajal. Vot sellised huvitavad faktid ja vandenõuteooria olingi ma teile Titanicu kohta välja otsinud. Ma loodan, et teile see video taaskord meeldis. Kui meeldis, ärge unustage palun panna köided püsti, siis ma tean, et siukseid videosid veel teha. Siiani ootan teilt pakkumisi järgmiste teemade kohta. Aitäh kõigile, kes on juba oma pakkumised ka eelmise video all teinud. Tänaseks ongi aga sellega siis minu poolt kõik. Super suured tänud, et te jälle minu videot vaatasite ja näeme juba jälle järgmine nädal. Tšau!